Tere hommikust kõigile. Jälle reede käes ja täna siis on selline live meil, kus me võtame kokku natukene, tuletan meelde, mis meil on olnud. Ja võib-olla sul on mõni jäänud vaatamata ja sa tunned ära täna, et see teema võiks küll nagu vajalik olla. Ja teen üleskutse ka, nagu siia kommentaari kirjutasin, et kui sa oled seda laivi vaatamas, siis kirjuta kommentaarina, mis on sinule meelde jäänud. Ja tõenäoliselt see, mis on sulle meelde jäänud, tõenäoliselt on see sulle ka kasulik olnud. Et see annab meile esiteks väga hea sisendi üldse nagu mida ka edaspidi, mis suunas ka edaspidi liikuda. Aga täna mul on natukene uudiseid ka ja uudiseid just selles mõttes, et mis siis nende turundusampsudega varsti hakkab juhtuma ja kuidas me edasi hakkame liikuma. Ja siis räägin natukene ka veebikoolist, ühest hästi ägedast asjast. Ma ei tea, kas sa oled juba kuulnud või mitte, aga sellest räägin ka natukene. Nii et väga tore, et sa oled tulnud siia vaatama ja kirjuta siis julgelt kommentaari, et mis on olnud sinu jaoks selline meeldejääv turundusamps ja võib-olla ka, et miks nagu, et see on see aeg, kus me saamegi nagu kuulda sinu käest ka, mis suunas rohkem nagu edasi liikuda. Aga ma jagan oma ekraani, et neid ampse on siin vahepeal päris palju olnud, et ma tegin tegelikult selle kokkuvõtte ka ma ei mäleta täpselt millal, võib-olla märtsikuus ühe sellise vahekokkuvõtte ja nüüd siis nagu teen uue sellise kokkuvõtte, et neid on päris palju siin olnud, neid reedeid meil siin koos ja hakkan jagama oma ekraani, et siis saame koos üle vaadata. Nii, kas kõik tuleb ilusti ette? Ja kommentaaridest on näha siin, et ChatGPT on üks olnud selline kuum teema, et ilmselgelt see on tööriist, mis meil tõenäoliselt kõigil juba igapäevaselt peaaegu kasutuses on ja meil kõigil on erinevad kogemused, nii et see on kindlasti jätkub see ChatGPT kasutamine, sest see tõesti teeb elu lihtsamaks. Aga ma hakkan siit järjest minema siis nendest ampsudest, mis on nüüd ma täpselt ei oska öelda, mis kuupäev see on, aga ma panen siia kommentaari ka sellise PDF-i selle kokkuvõtte, sest iga selle ampsu juures on ka link, nagu otse vaatamise link, kuigi ma loodan, et sa oled saanud kätte ka meie kirjad. Kirjades on ka olnud alati selline kokkuvõte ja ligipääs siis veel eraldi keskkonda, kus on eriti mugav neid vaadata, et ei peagi siin Facebookis nagu otseselt surfama, et saad täpselt liikuda selle teema peale. Oleme teinud iga kuu siis selliseid kokkuvõtvaid kirju ja oleme andnud selle ligipääsu sinna ampsude vaatamisele, aga ma panen siia kommentaariumisse ka selle sama slaidi esitluse, kus on need lingid, nii et sa saad kiirelt siis selle teema juurde minna. Ja siin siis sai räägitudki kodulehe sisulehe loomisest ja SEO-st just ja kuidas kasutada siis sellist tööriista nagu Yoast SEO ja sellega optimeerida oma sisulehti kodulehel, nii et need tuleks paremini siis välja. Siis Instagrami koolitus oli meil külas Riia Steffi, kes näitas kuidas siis Instagram oma ettevõtte jaoks tööle panna ja tal oli hästi ägedalt, ta näitas niimoodi, et ta tõmbas põhimõtteliselt ka selle telefoni ekraani vahepeal esitlusel ette ja oli küsimusi osalejate poolt, ma praegu nagu ka tuletan meelde kõik, mis seal oli, et oli küsimusi osalejate poolt, et kuidas näiteks seal vahetada business kontot ja erakontot ja nii edasi, ka selliseid tehnilisi nüansse, nii et kui sa Instagramis tunned, et tahaksid sellist tõuget saada või infot saada, siis kindlasti tasuks seda üle vaadata. Ja copywriting, mis on siis see, mis takistab meil ennast selgelt väljendamast ja kuidas jõuaks sõnumi sisu saajale kohale, mis on ju ülioluline, sest et kui sa sõnadega ei suuda selgeks teha oma pakkumist, oma väärtust sihtrühmale, siis ei tule ka mingisugust tegevust sinna taha ja Kristina Samra ka koos arutasime, et siin ei olnudki väga palju sellist slaidi ega ekraani näitamist, aga selline omavahel arutasime, et mis siis teeb nagu copy üheks heaks kopiks ja ma usun, et siit saab ka selliseid inspireerivaid ja häid mõtteid endale, mida kasutusele võtta, aga selliseid väga praktilisi nõuandeid, sest Kristina tegutseb selle kirjutamisega igapäevaselt ja on juba nagu läbinud teatud etapid ja läbi selle siis ka oskab sind nagu kiiremini aidata võib-olla edasi, kui sul on vaja kirjutada neid tekste. Siis sotsiaalmeedia turundus, millisesse sotsiaalmeedia kanalisse on mõistlik oma energiat suunata ja kuidas seda teha nii, et sellest ka kasu oleks. Brit ka väga kogenud turundaja sotsiaalmeedias ja väga hästi nagu tegi kokkuvõtte ka sellest eelmise aasta uuringust, mida ta iga-aastaselt Miilose alt teeb
kus ta siis võttis kokku, et milline on just Eesti keskkonnas kaasa sotsiaalmeedia kasutus, nii et kui sa tahad seda ülevaadet saada, siis tasub seda ampsu kindlasti üle vaadata. Siis Carita Hommik oleks võinud võib-olla rääkida meile Excelist ootuspäraselt, aga tegelikult minu meelest rääkis ta veel ägedamalt just omaenda kogemusest lähtudes, kuidas veebikursusega alustada, kuidas tema siis on, mis on need tema häkid, kuidas tema on saanud ühe nagu oma põhitöö kõrvalt, olles ise õpetaja, kuidas tema siis on saanud ka endale tekitada sellise lisasissetuleku ja ma usun ka sellise lisapõnevuse oma ellu, jagades oma teadmisi siis teistele edasi. Et seda tasub vaadata, kui sul on ka plaan või mõte, kuidas veebikursusega alustada või võib-olla juba alustad ja lihtsalt koguda neid kogemusi. Siis kord digimaailmas selline produktiivsuse teema ja Marie siis näitas meile Gmaili, et kuidas teha ühe nipsuga nii, et su Gmail on kohe naksti puhas. Ja see Gmaili teema oli meil värskelt ka eelmisel reedel, nii et tegelikult need 2 koolitust nagu kokku panna võib-olla annavad sulle ka sellise väga praktilise nagu tegevusplaani või kava, mida sa siis, kuidas sa võiksid midagi teha. Coming soon lehe loomine, kus mina siis rääkisin, mis elemendid üldse võiks need avame varsti lehel olla, et ei oleks nii, et kui sa alustad oma äriga ja siis sa tahad teha seda coming soon lehte, aga mis elemendid võiksid olla siis seal juba selleks, et sa saaksid juba päriselt ka kasu sellel ajal, kui sina nii-öelda küpsetad oma äri kuskil seal tagaplaanil, sellel ajal juba inimesed saaksid käia su coming soon lehel ja teha midagi, mis on sulle tulevikus kohe kasulik ja kuidas seda siis teha ka tehniliselt Elementori tööriistaga ja Astra teemaga, seda ma siin siis näitan ka. Siis persona versus ideaalne klient, et siin on väga huvitav mõte siis Kristina poolt, kus ta räägib sellest, et persona on peegel meie praegusest hetkeolukorrast, ehk siis vahepeal me võib-olla, kui me ei tee seda, et me ei mõtesta läbi oma ideaalset klienti, et me saame kõik aru, mis tähendab ideaalne klient ja mis tähendab siis võib-olla ka halb klient on ja kui võib-olla mitte nii hästi, mitte niimoodi kohe otseselt väljendades, aga ikkagi on olemas selliseid natuke tüütumaid kliente, aga on olemas ideaalseid kliente ja kuidas nendeni jõuda, sest jah, et kui sa võib-olla lähed turule, hakkad pakkuma, siis sinu toode teenus on nagu selline mesi ja siis kärbsed või need erilased mesilased tulevad kõik ligi sellele, aga kuidas seda suunata, et sa saaksid tõesti pakkuda oma toodet teenust ideaalse kliendini, et see ei juhtu iseenesest, aga sellest siis Kristina siin ka räägib, kuidas siis seda teha. Siis Canvas kujundamine, kuidas kujundada Canvas tänu kinkekaarte, ka väga praktiline nippide kogum, jällegi Liisilt, kes on pikaajaliselt seda Canvat kasutanud ja osalejate küsimused jällegi aitasid hästi palju kaasa, et tekkis ka selliseid põnevaid nüansse, et jälle viia ennast kurssi siis ühe väga hea tööriistaga, mida mina isiklikult ka igapäevaselt kasutan, ja ta ei ole üldse nii kallis, aga tõesti ta on nagu väga mugav ja teeb elu oluliselt lihtsamaks ja kui sa seda ei kasuta, siis kindlasti soovitan, aga see ongi see, et ta on nii rikkalik tööriist ja võib-olla sa ei tea mingisuguseid nüansse ja nippe veel, mida tegelikult teha saab. Nii et vaata see läbi ja saad teada, mis seal siis veel võimalused on. Siis Heidiga rääkisime, mis on suurimad vead turunduses ja Heidi on tõesti aastakümnete pikkuselt olnud ettevõtluses ja juhtinud ka turundust oma ettevõttes, nii et on kättpidi selle asja sees ja tõesti tasub kuulata inimesi, kellel on kogemused, sest need inimesed on kõik need ämbrid läbi kolistanud, mida sina tegelikult saad vältida. Ja Heidi minu meelest tegi tõesti siin, täiesti nõus, mis ta siin rääkis, et peaaegu et tähtsuse järjekorras minu meelest oli kogu see asi, et mis on ikkagi kõige tähtsam ettevõttes ja milliseid vigu vältida, nii et võib-olla jälle selline hea värskendav kuulamine, et läbi mõelda, et äkki mina teen midagi praegu, mis ei ole selle suunaga, mis toob mulle seda, mida ma tegelikult tahaksin. Siis mina jagasin siin sellist põnevat asja nagu automatiseeritud soovitusprogramm, siuke keeruline sõna, aga sisuliselt käib see kokku võib-olla natukene ka selle Coming Soon lehega ja me praktiliselt vaatamegi seda kohe ka veebikooli näitel, aga kuidas siis luua selline soovitusprogramm, et inimesed siis ise levitaksid sinu ettevõtte pakkumist või teenust. Ja seda ma tegin siis tööriista nagu Prefineri näitel, et peamiselt alguses rääkisingi, mis on need elemendid üldse, mis panevad inimesi jagama
oma sõpradele ja tuttavatele, sest üks asi on see, et sa õpid selle tehniliselt ära, kuidas seda kampaaniat seadistada, teinekord palju keerulisem on mõelda see sisu sinna sisse, et mis siis päriselt inimesi köidab ja mis päriselt paneb neid jagama. Nii et sellest kõigest siis siin ampsus. Siis aja planeerimine, kuidas seada oma tegevused tähtsuse järjekorda ja leida iseenda jaoks aega, et nüüd, kui me oleme siin vaadanud juba päris palju ampse ja meie turundusampsude mõte on ju tegelikult see, et järjest rohkem me liigume selles suunas, et mingid asjad saaksid tehtud väikeste sammude kaupa. Aga iga näiliselt võib-olla selline väike samm kokkuvõttes, kui sa sellesse süvened, siis ma usun, et te olete märganud, et see ikkagi võtab aega ja teinekord võtab 2 korda või isegi 3 korda rohkem aega. Ja siis me ettevõtjatena siblimegi ringi ühes kohas, teises kohas ja unustame võib-olla ise ennast ära ja võib juhtuda nii, nagu Kaire jagab oma lugu, kuidas temaga juhtus, nii et kuula seda lugu ja saa teada, kuidas sa võiksid oma elu siis oma aega planeerida niimoodi, et sa ise ka oleksid terve ja õnnelik selle ettevõtluse keskel. Siis oli meil veebitekstide loomine ChatGPT abil, et kuidas kirjutada siis silmapaistvaid veebitekste. Siin on tõenäoliselt see on, ma ütlen ausalt, ma iga päev avastan seda ChatGPT-d aina enam on erinevaid nagu lisavõimalusi, erinevaid lisapluginaid, mida lisada. Et see on selline ABC võib-olla alguses nendele alustajatele, aga kui sa juba oled ise ChatGPT-d kasutanud, siis tõenäoliselt siin selles ampsus võib-olla sulle väga palju uut ei ole, aga kui sa ei ole kasutanud, siis kindlasti vaata, sest see on selline nagu alguse asi võib-olla. Siis influencer turundus, kes on brändisaadik, kuidas teda leida, nii nagu kes meil siin Kaisa mainis, et see jäi meelde, sest et tuletas tõesti meelde, et endal on turundusesse tegemata ja tõepoolest meil tegelikult tõenäoliselt, kui me oleme tegutsenud juba ikkagi aasta või võib-olla isegi mõned kuud, sõltub, kui kuum toode on see, mida sa pakud ja kui nagu emotsiooni tekitav su toode võib olla. Aga tõenäoliselt sul on juba olemas need brändisaadikud, aga kuidas nendega siis seda koostööformaati nagu teha, et nemad oleks õnnelikud ja et nad tõesti levitaksid seda sõna. Siin sellest siis Angeelika, kes promotist tuli rääkima, jagab väga häid nippe ja mõtteid ja üleüldse tegime selgeks selles ampsus, et kes on siis brändisaadik, kes on siis influencer, kes on suunamudija, kes on sisulooja, et kõik need erinevad 4 terminit võib-olla tekitavad segadust, aga kes nad siis on ja kuidas nad sinu ettevõttes nagu saavad aidata, nii et sa mõtestaksid selle koostöö nagu lahti ja mõned hästi head näited ka siit samast küll Eesti ettevõte, küll globaalne turg, võib-olla selles mõttes võib-olla sinu jaoks nagu liiga suur selline võrdlus, aga igal juhul saab häid mõtteid teistelt ettevõtetelt, kes on seda teinud. Ja siis meil oligi, ma vaatan korraks oligi viimane ehk siis eelmise reede Gmaili postkasti korrastamine, kuidas siis Jaanika, kellega mina koostööd teen ka peaaegu igapäevaselt, näitab, kuidas luua filtrite abil süsteem, kus uudiskirjad automaatselt on arhiveeritud, et ühesõnaga, et su postkast oleks korras, et sa saaksid nagu tunda seda kergendust, kui sa tuled oma hommikul oma tööpostile ja avad oma Gmaili ja sa tead, et sind ei vii fookust ei vii mitte miski eemale, ega sa tunned, et sul ei ole nagu tagakuklas seal 1000 erinevat asja, mis kõik vajavad ära tegemist, vaid kuidas hoida nagu oma energia ja fookus puhtana. Ja siis ta jagas kõige lõpus ühte hästi head nippi ka, et kui sina oled ka nagu mina, et surfad netis ringi ja siis nagu me teame turunduses seda nippi ja kõik selle nipi ohvriks alati lähme, aga miks ka mitte, see on tegelikult ju enda harimine, laed alla mingisuguse e-raamatu või registreerid kuskile tasuta mingisugusele webinarile või mida iganes. Ja siis pärast seda hakkab sulle selle sama tegija poolt neid kirju järjest postkasti tulema. Ja lõpuks ongi sul võib-olla, oled liitunud seal, ma ei tea, 10 või 100 või võib-olla isegi 1000 erinevate listidega ja su postkast lihtsalt ummistub üle ääre. Aga kuidas siis liituda ja kuidas ikkagi saada kätte need asjad, mida sa tahad saada kätte, näiteks e-raamatu või webinari või midagi muud, aga võib-olla sa ei ole kindel, et kas sa soovid edaspidi neid uudiskirju saada. Kuidas teha seda siis nii, et sul oleks ülilihtne ühe klikiga kõik need uudiskirjad põhimõtteliselt eraldi kausta ja siis võtta näiteks ette ja siis ühesõnaga eemaldada ennast sellest listist, et ühesõnaga hoida see kord ka seal majas.
Et see oli hästi praktiline amps ja tegelikult ma ütlengi, et kui me nüüd räägime sellest, et millised need ampsud siis edaspidi olema hakkavad, siis just sarnased, nagu Jaanika eelmisel reedel tegi. Me vähemalt pingutame ise selle nimel, et kutsuda siia osalema praktikuid ja võib-olla on olnud varasemalt selliseid ampse, mis on olnud ikkagi natukene liiga üldised ja mis on ka vajalik, et teoreetiliselt ennast võib-olla asjadega kurssi viia, aga tegelikult nende ampsude mõte on aidata sul midagi ära teha ja teha see puust ja punaselt sulle ette. Nii et me püüame need ampsud, meil on olnud sellised suured ampsud võib-olla vahepeal liiga käsil ja siis ongi olnud ajapuudus, sest 30 minutiga ei jõua ära, aga me tahame hoida ikkagi selle ajalise raami paigas 30 minutit, aga et need ampsud, mis siis tulevad, olekski sellised võib-olla siis väiksemad, aga tehtavad, praktilised ja puust ja punaseks ette. Sest ma ei tea, kuidas sinul on. Minul on olnud sellist kogemust nagu väga palju, kus ma osalen erinevatel võib-olla koolitustel, väljakutsetel, mingisugustel webinaridel ja ma tegelikult saan seal sellise inspiratsiooni ja vahepeal isegi tuleb selline aha-moment, sest kõik, kes me ettevõtluses tegutseme, me oleme küll erinevates võib-olla etappides, meil on võib-olla natukene erinevad need valud nii-öelda või muremõtted peas, aga tegelikult me kõik tahaksime oma ettevõtte niimoodi käima saada, et meil oleks pidevalt kliente, et meie tegevus, et meie klienditeenindus oleks võimalikult nagu automatiseeritud, ehk me ei peaks tõesti nagu hommikust hilisõhtuni ise kogu aeg tegutsema, vaid et see võib-olla algne mõte, miks me üldse ettevõtjaks hakkame, et saada seda vabadust kätte, et see vabadus nagu päriselt ka jõuaks meie ellu ja see on väga-väga raske, et ongi väga raske leida nagu see turunišš, kus on need kliendid, kes sind ootavad, et see konkurents on tihe ja üleüldse kogu see asi iseenda toote teenuse välja mõtlemine, et see on keeruline, ettevõtjaks olemine on keeruline. Ja siis, kui me käime nendel koolitustel, ma räägin endast, kui ma käisin nendel koolitustel ja osalesin võib-olla sellistel inspireerivatel webinaridel ja nii edasi, siis mul tekkis vahepeal isegi selline tunne, et ahaa, et see ongi see, mis mul on veel puudu, et nüüd ma pean selle asja hoopis ära tegema ja siis mul tõenäoliselt hakkab nagu paremini minema. Ja siis ma läksin nii-öelda siis arvuti ette ja hakkasin reaalselt seda asja tegema ja järsku nagu ma ei teadnud, kuidas tegelikult teha. Tõesti võtsin ette asja ja tulevad mingisugused nüansid ette, siis hakkad guugeldama, otsima seda neid detaile taga ja seda infot taga ja lõpuks kogu see asi jääb lihtsalt tegemata sellepärast, et sa saad aru küll, mida oleks vaja ära teha, aga sa tegelikult ei tea, kuidas teha. Ma ei tea, kirjuta, kuidas sinu kogemused on? Kas on sul ka niimoodi olnud, et vahepeal mõtled, et see on ju väga-väga hea mõte, aga siis, kui sa lähed ja mõtled seda, et hakkad tegema, keegi ütleb, et kuulge, meiliturundus on väga vajalik. Kui sul pole meiliturundust, kui sul pole kodulehel juba meiliturundusega ühendatud, et mida sa veel ootad, et tee see asi ära ja siis sa hakkad seda tegema ja siis see võtab niivõrd palju aega ja seal tekivad sellised väikesed takistused. Öeldakse, et kurat peitub detailides, et tihti nagu sellepärast jäävadki asjad tegemata. Ja see ongi see, mida me turundusampsudega tahame nüüd edaspidi rohkem lahendama hakata. Ja seoses sellega, et ma nüüd tahaks oma ekraani jagada jälle, sest tahan sulle näidata ühte asja veel. Seoses sellega, et me oleme alustamas siis koostöös veebimajutusega või olemegi juba alustanud ja juba tegutseme vaikselt kogu see asi juba küpsev. Siit pealtpoolt on praegu paista see, et sa saad liituda siis selle ootelistiga ja veebikooli me avame augustikuus. Ma täpselt kuupäeva veel igaks juhuks ei julge öelda, aga kindlasti augustikuus see juhtub ja see saab kandmagi seda sama mõtet, mida ma tegelikult just ennem rääkisin, et aidata sul teha neid ülesandeid, millega sina ettevõtjana kokku puutud ja mitte nüüd enam ainult turundus, vaid ka teised valdkonnad, sest me peame kõigega tegelema, eks ju. Ja vahepeal on selline tunne, et peaks kõigega korraga tegelema ja siis
kui sa alles alustad ettevõtjana või pole nagu varem kokku puutunud nende valdkondade, siis need valdkonnad on kõik uued sinu jaoks. Ja iga uue asja õppimine võtab tegelikult ju väga palju aega. Aga kui me oleme juba ettevõtluses sees kättpidi, oletame, et me oleme palgatöölt ära tulnud ja me juba tegelikult sõltume oma uue ettevõtte sissetulekust või uue ettevõtte lisasissetulekust, sest see on ju see mõte, miks me ka midagi tegema hakkame lisaks veel, siis on kriitiliselt oluline, et see õppimise kurv oleks võimalikult lühike. Et sa ei peaks kulutama oma aega ja kogu oma energiat nagu õppimise peale, vaid et sa saaksid nagu kiiremini asjad ära teha. Ja me loodame, et sind aitab veebikool selles, sest veebikoolis ongi siis kuni 5-minutilised, praktilised ja ülesandepõhised õpijampsud, mis aitavad sul asju ära teha. Ja kuna me kõik olemegi erinevates etappides, erinevates valdkondades töötame, meil on neid ülesandeid on nii palju erinevaid, mida me tegema peame. Aga ometigi need ülesanded on tegelikult ühel hetkel nagu, või ütleme selles mõttes ka tüüpilised, millega mingil hetkel iga ettevõtja peab kunagi tegutsema. Ja sellepärast ongi siis need jaotatud sellistesse 5-minutilistesse õpijampsudesse, et need oleks tehtavad ja et sa saaksid korjata välja enda jaoks just sellel ajahetkel, mida sul vaja läheb. Sest sa ei pea osalema, ma ei tea, pikal 2-päevasel või 3-päevasel koolitusel, kui see ongi nagu enese arengu mõttes ja sellise arengu hüppe jaoks, siis loomulikult kõik need sellised pikad koolituspäevad on nagu ülihead, sest need aitavad sul võib-olla kontakte luua, need aitavad sul nagu keskenduda mingisugusele teemale, mingisuguseid murranguid ise enda sees tuua, sest ma usun, et ettevõtte edu tegelikult sõltub väga palju sinu enda nagu arengust ja ma ise näen seda, et minu ettevõte on väga palju kinni selles, kui palju mina olen arenenud, et see tegelikult areneb ja kasvab koos minuga. Ja eneseareng sellistel pikkadel koolituspäevadel kuskile minna ja olla ja nii-öelda loputada oma aju mingi uue infoga põhjalikumalt läbi, absoluutselt väga vajalik ja hea asi. Aga siis jällegi, kui meil tuleb see iga päev ette ja meil on vaja teha mingeid ülesandeid, siis oleks nii hea, kui keegi läitaks puusti punaseks ja võimalikult otsekoheselt, ilma pika keerutamiseta, ette, kuidas siis selle asi ära teha. Ja selleks, et katta nagu seda ettevõtja rikkalikku valdkonda, milleks ei ole ainult ju turundus, vaid on ka raamatupidamine, juhtimine, meeskonna juhtimine, no kõik need nüansid, need olid praegu väga nagu sellised üldised nimetused, mis ma ütlesin, aga tegelikult me teame, kui detailidesse kogu see asi läheb, siis oleme kaasamas erinevaid praktikuid ja just nimelt praktikuid, kes igapäevaselt tegelevad selle asjaga. Ja tänu sellele nad teavad neid nippe ja kiirteid, mille avastamiseks võib-olla sinul läheks nagu metsikult aega. Et ma ei tea, võib-olla sa oled, mul oli väike mõttevõlgatus siin, aga ma ei hakka seda, muidu läheb liiga segaseks võib-olla see jutt mul. Ja, et ühesõnaga, kui sina ka tead kedagi või oled ise mingis valdkonnas pikalt tegutsenud ja sa tunned, et sinu oskusest võiks olla kasu ka teistele ettevõtjatele, siis anna ennast siin ülesse. See on siis veebikool.ee ja siin hakka koolitajaks ja tegelikult võib-olla see hakka koolitajaks, ma praegu ise vaatan ka, et seda võiks natukene sõnastada ümber, et see ei tähenda, et sa pead olema koolitaja. Võib-olla sa isegi kardad nagu kaamerat, võib-olla sa ei taha nagu ennast võib-olla niimoodi suurelt kuskil näidata, siis see on täiesti võimalik, et sa ei pea seda tegema. Peaasi, et sa jagad oma oskust, mida sa oskad ja saad aidata ka teisi. Ja kui sa tahaksid teada, mis tingimustel ja kuidas meil see koostöö nende koolitajatega käib, siis klikka lihtsalt siia nupu peale ja liitu veebikooli koolitajate tiimiga ja me saadame sulle selle info. See ei tähenda, et sa oled millekski kohustatud, lihtsalt siis sa saad teada selle info, et kuidas meil see koostöö nagu toimib. Nii et seda ma soovitan teha, sest ma usun, et sul on tegelikult neid oskusi, mida sa võiksid jagada ka teistega. Aga siin meil on siis juba praegu hetkel on salvestamisel teatud asjad, osad asjad on juba ära salvestatud ja on juba montaaži faasis ja niimoodi me kogume järjest neid ampse juurde ja kui me selle ühel päeval siis avame, siis me tõenäoliselt või siis me ei ava seda veebikooli niimoodi, et seal on nüüd absoluutselt kõik A-st kuni Ü-ni olemas, vaid pigem me avame selle veebikooli sellise avatusega,
et sa saad ise tellida neid õpiampse juurde. Ehk me anname siis võimaluse sulle öelda, milliseid õpiampse veel vaja oleks. Ja järjest me tahame luua just neid puust ja punaseks ette tehtud praktilisi õpiampse sinule. Nii et see on siis veebikooli mõte. Ma ise olen tundnud sellisest asjast väga puudust ja kogu meeskonnaga me tõesti proovime anda endast parima, et sinul oleks sellest keskkonnast nagu väga palju kasu. Aga praegu saad sa siis ühineda selle ootelistiga tähendab ja ootelistiga ühinedes saad sa siis, ma vaatan korraks, kas ta näitab mulle. Lihtsalt täidad ära oma nime, oma e-posti aadressi, kirjutad lühidalt, millest sa puudust tunned, mis annab jälle meile sisendit, et milliseid õpiampse kõige rohkem ja kõige kiiremini hädasti vaja on. Ja seejärel sa saad endale unikaalse lingi ja seda unikaalset linki jagades ükskõik kas siis kuskil Facebooki grupis või e-maili listis või lihtsalt otse kellegile Messengeri oma tuttavale, kes ka võib-olla on selline ettevõtlik tuttav sul, kellele võiks see asi huvi pakkuda, saadad siis iga kord, kui keegi liitub sinu lingi kaudu, saab nii tema siis kui ka sina ühe tasuta õpiampsu endale. Ja nende õpiampsudega on nii, et kõikidele ei jätku kahjuks, nii et tasub nagu sellega kiirustada. Kokku läheb meil kampaania raames jagamisele kuni 555 õpiampsu, siin meil 5 on see keskne number, 5 minutit õpiamps ja ka reeglid, 5 lihtsad reeglid. Ja lisaks me siis loosime top 5 jagajate vahel ka eripreemiaid välja 1 aasta tasuta veebimajutust pluss paketis, mis on siis väärtus 155 €. See on veebimajutuse kõige luksuslikum ja kõige parem pakett, kus on väga mugavad lisateenused ja WordPressi populaarse tööriista ühele kodulehele Astra Pro ehk siis nagu tasulise tööriista, mille väärtus on ligi 500 €. Nii et nende top 5 jagajate vahel me siis ka loosime välja auhindu. Ja lisaks veel kõikide jagajate vahel, kogu selle kamba vahel me loosime välja 5 põhjalikku kodulehe kursust ja e-poe tegemist ja 5 korda ka 55-minutilist tasuta konsultatsiooni. Et sellised lihtsad 5 reeglit ja kui sa lähed siis veebikool.ee, ühined ootelistiga, siis kutsud oma sõpru, on sul võimalik juba praegu koguda endale neid õpiampse tasuta. Ja nüüd need turundusampsud, need hommikused turundusampsud, need tegelikult lähevad ka siis nüüd siia veebikooli alla ja lähevadki sellel põhjusel, et need turundusampsud ei hakka olema enam ainult turundusteemalised, vaid sinna tuleb juurde ka erinevaid teemasid, mis on näiteks ütleme raamatupidamine, finantsid, juhtimine ja nii edasi, et katta rohkem selliseid vajalikke asju, mida meil ettevõtjatena vaja läheb ja samamoodi kaasame siis erinevaid praktikuid ja iga kord siis üks samm edasi, üks asi tehtud ja seda hästi lihtsalt nagu sulle ette näidates. Vot sellised mõtted ja plaanid on meil, kuidas edasi liikuda ja ma ise olen ülimalt põnevil selle veebikooli osas ja ka nende ampsude osas, mis tulevikus tulema saab. Sest ma tean ise lihtsalt seda tunnet, et kui mõnus see on, kui ma olen seda siis kogenud nii, et ütleme, et ma olengi mingi tegevust tegemas ja siis surfan netis, otsin neid vastuseid, loen võib-olla erinevaid blogipostitusi läbi, vaatan YouTube'ist, proovin leida neid juhendeid ja siis kui keegi näitab mulle ette, et tee nii ja siis tee nii, ilma et ta jätaks neid detaile vahele, sest ongi, et kui sa vaatad vahepeal ka mõnda koolitusvideot, siis mõni detail või mõni asi jääb nagu sinu jaoks vahele ja juba see asi on sinu jaoks oluliselt keerulisem. Ja siis on lihtsalt nii hea tunne, kui lõpuks sa saad mingi asja ära tehtud. Sest ettevõtlus tähendab ettevõtmist, ettevõtmine tähendab asjade ärategemist ja selleks, et asju ära teha, selleks me vajame häid ja selgeid ja mõnusaid juhendeid. Et seda siis teebki veebikool. Vot, aga nüüd meil ongi aeg täis saanud ja nagu lubatud, siis meil oli väga hea auhind täna loosirattas. Ma teen seda pärast, sest ma praegu siin laivis seda teha ei saa, aga kes te kirjutasite siia kommentaari ja tegelikult võite veel siin kirjutada, kui te ei ole seda teinud.
Milline õpijamps teile meelde tuleb, mida te olete vaadanud? Mitte õpijamps tähendab, vaid turundusamps, ma olen juba seal veebikooli lainel. Milline see reede hommikune turundusamps teile meenub ja miks nagu see sinu jaoks kasulik oli? Et kirjuta siia kommentaari ja ma kuskil ütleme nüüd arvatavasti 10 paiku või enne 10, korraks teen väikse pausi praegu, loosin välja sellise raamatu nagu Tim Groveri Järeleandmatu heast suurepäraseks ja sealt edasi peatamatuks. Kes ei tahaks olla peatamatu? Vot nii. Nii et kirjutage kommentaari ja teie vahel loosime välja siis selle auhinna raamatu ja küsin siis ka, kuidas seda postitada saab, et sa siis suvel, võib-olla kui sul on rohkem aega raamatuid lugeda, saaksid selle raamatuga juba läbi lugeda. Aitäh sulle, et sa olid vaatamas ja kuulamas ja kui sul on mingeid mõtteid ka veebikooli osas, et mingeid ettepanekuid, mingisuguseid soove, mingisuguseid koostöömõtteid, mis iganes mõtteid, siis ma väga ootan sinu kirja. Võid kirjutada marika@prouaekspert.ee või siis ka siin veebikool.ee lehel on tegelikult kontakt olemas, et kui sa sinna kirjutad, siis me saame need kirjad kätte, et me tahame seda asja koos teha Eesti ettevõtjate jaoks, just alustavate ettevõtjate jaoks, kes on meie fookus või siis ütleme selline sooloettevõtja, kes siis peab oma ettevõttes kõiki asju peaaegu ise tegema. Vot see ongi see meie põhiline sihtrühm ja kui sa tunned, et sina oled see sihtrühm, siis sa oled väga nagu oodatud kaasa mõtlema, kaasa aitama ja et seda koos hästi ära teha. Vot nii. Aga tere tulemast, Piret, kes sa oled esimest korda siin laivis, väga vahva. Ja seda ei tasu unustada. Mul endal on vahepeal selline tunne, et nagu ongi juba teatud grupp, kes siin reedeti kohal käib, aga tore, et tuleb uusi inimesi järjest juurde. Soovin teile ilusat nädalavahetust ja uute kohtumisteni siis järgmisel reedel.